Kui koerli sa kuulutuisi, sõa kui sa sõna meeda. Esmaspäeviti oleme käinud TV3 uudistes ikka mõnel laadal ja täna oleme jõudnud Satserinna sõirapäevale. Satserinna sõirapäev toimub siin Saatse muuseumis ja kui me oleme kohale jõudnud, siis ma mõtlen seda ütlust ikkagi kogu südames, sellepärast et Tallinnast tulek umbes 4 tundi tuleb arvestada ja sealjuures pidime läbi Venemaa sõitma, ehk siis üle legendaarse Saatse saapa kilomeeter teed, kus autot ei tohi kinni pidada, aga süda ikkagi värises sees, sest et läbi Venemaa sõit siia toimub. Aga mis asi see sõir on, mida siin täna siis tähistatakse? Mina ei olnud sellest enne kuulnud, aga nüüd saan sellest kuulda nii mina kui teie. Eesti kagunurgas asub omamoodi maa, Setumaa. Selle keskus on Saatse, vanaaegse nimega Satserinna koos oma muuseumiga. Ja just seal peetakse juba 15. korda sõiralaata. Lisaks kodus valmistatud sõirale oli aga sel aastal esimest korda ühe kategooriana ka parimas sõira valmistamine otse publiku silma all. Kuid enne kui sõira tegemine algab, teeme üldse selgeks, mis on sõir. Laagerdamata kohupiima juust põhimõtteliselt ja sisse läheb, mis siin on, muna, kohupiim, piim ja või ja sool ka ja ongi emalää. Ja siis ma saan aru, et kõvasti ka käerammu, et kõik see tuleb ära vehmerdada või kuidas selle kohta öeldakse? Just, sellega on ikkagi märg pärast, kui lõpetad ja üks vana naine õpetas mulle kunagi, et segad ikkagi tuied puuluiskaga mööda potti nii kaua, kui valmis saa. Seekord tõstsid korraldajad esile, et osaleb ka noori ja oldi väga uhked, et traditsioonilise toidu tegemine ikka edasi elab. Terve pere on siis Setomaalt pärit ja ema on mitmekordne sõirameister Kuningriigis ja olen juba väiksest saadi sõira tegemise kõrval olnud. No ütle mõni saladus, mis teeb ühe hea sõira, mis on võib-olla sinu eelis konkurentide ees, kogustes, lisandites. Sa võid mikrofoni hästi vaikselt öelda, et siis mikrofon kuuleb, aga konkurendid kõrval ei kuule. Et ma teen hästi, ma ei tee hästi rasvast sõira, et ma panen pigem vähem võid. Selge, isegi mina ei kuulnud, aga edu sulle. Eks kaameras püüame kinni ja vaatame, kuidas tuli. Ja siis lendasidki piimapudelitelt korgid ja algas sõira tegemine. Urmas teeb õigesti üle, kõik peavad tema järgi tegema. Ei tee, mina teen Sirje järgi. Ma tegin valesti praegu. Ma ei tea, milline sõir siit välja tuleb, aga tundub, et Setumaal on vähemalt kõige jutukamad kokad. Mul on tulnud 3 korda järjest välja, tegelikult igasugune tõenäosus peaks nagu kinnitama seda, et täna on ikkagi, et mul täna ikkagi midagi ei õnnestu. See pliit ei lähekki soojast. Sõir on ikkagi setode jaoks on pärimustoit, see on meie olemus. Et on see pidulaud, on see surnuaiapühad, et niisama tehakse kogu aeg meil sõira, et see on setotoit. Piim kuumutatakse peaaegu keemiseni, siis kohupiim juurde, sulatatud või, lahti klopitud munad, sool, seda kõike tuleb teha õiges järjekorras ja lõpptulemus segada ühtlaseks massiks, mis on just see õige. Mis koguseid puutub, siis retsept on algajatele. Õige sõir tuleb õigest tundest. Õiged sõirameestrid teevad ikka oma maitse järgi ja ei vaata mingid retseptid, teavad täpselt kui palju mida panna. Ja mida rohkem sa seda vispeldad või hõõrud, seda parem tema tuleb. Nii et raske töö põhimõtteliselt ikkagi. Ikka. Kõige hingega asja juures. Praegu on väidetavalt selle võistluse kõige põnevam osa, ehk siis koostöösosad on koos. Aga nüüd on küsimus, kas sõir kokku läheb või ei lähe. Ja kuidas läheb kokku, sellest sõltub ka tulemus. Maitseks võib köömneid panna, aga võib ka mitte panna. Muid asju võiks ka panna, aga siis pole see traditsiooniline sõir, vaid mingi muu toit. Ma enne siin ütlesin, et ma ei tee hästi rasvast, aga kuidagi ikka tuli siuke natuke nagu võine. Aga nüüd sinu sõir on selline klassikaline sõir, nii nagu on. Tohime proovida, ma esimest korda elus siis prooviks sõira.
Konsistentsi poolest nagu selline sulajuust, soolasem kui ma olen varem köömneid on tunda. Just meeldib soolane, et võib-olla ta tavaliselt ei olegi nii soolane, aga ma eriti kui nüüd on soojaseira võistlus, ma mõtlesin, ma panen soola, et siis on nagu selline soe ja mõnus juustukook, et kui kuidagi võrrelda mingite tuntumate asjadega. Aga kuidas hinnata toitu? Ikka maitse järgi. Nagu eelpool öeldud, oli 2 kategooriat. Kodus valmistatud ja tahke sõir ning koha peal valmistatud soe ja pehme. Ja hindamine käis nii, et kõik külalised said maitsta ja oma lemmiku välja valida. Soe ja värske maitstud, proovime ka kodus valmistatut. Siin on siis selline klassikaline pressi all olnud või kuidas keegi seda kuivatanud on. Ja siin ma olen nüüd kaval, vaatan, kuhu on hääletajad kõige rohkem ube pannud, et see peaks siis olema kõige parem. Nii et maitseme seda. Esimene emotsioon, mis mul pähe tekib, on see, et seda võiks täitsa kommi asemel süüa. Ta ei ole magus, aga ta on selline mõnus, suus sulav. Nagu sulajuust oleks, aga mõnusam. Kui tulemusi oodates kohe peab küsima, kuidas on elu praegu seal Setumaal. Olgu mainitud, et Venemaa on laada toimumiskohast umbes 100 meetri kaugusel ning Venemaa lähedus mõjutab ka sealset elu omajagu. Võib-olla niisugune kartus, võib-olla vaatan seda, et kui suure kaardi pealt vaatan, et kas ma tahaks nagu siia kolida, otsin siin kandis kinnisvara või vaatan kuhugi, ma ei tea, Valgamaa või kuhugi kaugemale, siis no seda on tunnetada natukene. Näiteks eile küsiti mu käest, et vallavanem oli kuskilgi öelnud, et tema enam läbi Saapa ei sõida. Et kus see siuke jutt, et ma julgen rattaga ja ma igal juhul nagu sõidan läbi Saapa, aga vaata, jutt kuskiltki tekib, et me enam nüüd ei julge läbi Saapa sõita ja pean ringi, et varem sellist nagu teemat ei olnud. Et nendest mingi väikestest nagu, et ma muidugi ütleks, et kohalike inimene, kes siin elab, ega temal väga palju muutust ei ole, aga see väljaspoolt siuke tunne on tekkinud, et siin ikkagi on nagu natuke kahtlane, ohtlik. Ja nagu ka see, et meie rahvas enam, kellel ikkagi, kui siin täna avati näituski teisel pool piiris, me sinna enam Venemaa poole peale oma matustele sinna ei saa. Aga kus on siis ikkagi parem elada? Kas Setumaal või mujal? Aga ma tiedän, ma paljon veikä välä olen käynyt Tallinna helli aastakaga, se Tartu helli ka meto aastaka. Mulle liina üldse meeldus sakimist veikä paljon. Aga siin on üks, sa tead, oma puhas loodus on ja siis see hõngum tõne õkva. Ja siis kui Tallinnast tuli sugulasekki, ta tuli ju siis pojal näid tähtpäiv oli ja ütle tõesti. Kui Tartust siiapoole, siis on huvitav sõita juba, tead, siis on sääne mäestiku ja siis oro ja kõik loodus. Muidu seal suu ja suu. Aga kes on siis sel aastal parima sõira tegijad? Parima kodus valmistatud sõira tegija on Lili Ainik, kelle edu teiste ees oli mäekõrgune. Koha peal parima sõira tegemise võitja oli aga üllatus. Nüüd te küll jääb suu lahti uskugi mind. Ja see on Käti Kudre. Sel suvel toimub sealkandis veel üritusi. Nende seas Ülemsootska valimised ning kohvikupäevad. Üks on kindel, sõir on seal laual ja see õige Setu sõir. Mujal tehtud sõira ei tohi nimetada Setu sõiraks. See oleks Euroopa Liidus keelatud tarbija petmine, sest Setu sõir on kaitstud geograafilise tähisena.